tere, mina olen Karl ja järgnevalt uurime, mis on ROS, milleks seda kasutada ja miks. Nagu teame, siis roboteid võib leida mitme kuju ja suurusega ning ainuüksi meie pisikses Eestis leiame meeldivalt palju ettevõtteid, kes arendavad välja väga ägedaid roboteid. Ja kindlasti oleme kuulnud, et suur osa neist ülivingetest robotitest kasutab kaasaegset tehisintellekti masinõpet. Mida aga tähendab ühe roboti tehismõistuse loomine? Väga lihtsalt öeldes, sellele robotile tuleb inseneridel luua robotite juhtimise tarkvara. Ehk need robotid tuleb programmeerida. Kas robotite programmeerimine on kuidagi teistmoodi kui tavaline programmeerimine? Jah ja ei. Tegelikult pole küsimus niivõrd, kuidas programmeerida robotit, vaid kuidas saavutada olukord, et samu asju ei peaks kogu aeg otsast uuesti alustama. Et kui keegi on juba ühe roboti õpetanud mingit ülesannet sooritama, siis saavad kõik järgmised inimesed oma robotile selle oskuse lihtsalt alla laadida. Esiteks on meil muidugi vaja inimesi ja need inimesed vajavad töövahendeid, mis võimaldaks uusi ideid võimalikult kiiresti ellu viia. Tuleb vähendada seda aega, mis kulub jalgratta uuesti leiutamisele. Kui saab varasemalt loodud robotvõimet taaskasutada, siis võiks see käia kiirelt ja mugavalt. Umbes nii, nagu nutitelefonile tõmbame järjekordse äpi, kui soovime, et see millegi uuega hakkama saaks. Mõneti lihtsustades võib öelda, et just olemasolevate lahenduste taaskasutust aitabki ROS hõlbustada. Kuid põhjusi ROS-i valimiseks on teisigi. Seega vaatame nüüd, mis on ROS ja miks võiks üks robotilooja selle kasuks otsustada. Kui avame ros.org veebilehe, siis loeme sealt, et ROS on avatud lähtekoodiga tarkvaraarenduse komplekt, mis on mõeldud robootikarakendusteks ja et ROS pakub standardiseeritud tarkvaraplatvormi mis tahes valdkonna tehnoloogia arendajatele, et kanda neid uurimistööst ja prototüüpidest kuni rakenduste ja tootmiseni. Kõlab ju väga hästi, aga mida see ikkagi tähendab? Võtame ette peamised põhjused, miks ettevõtted ja seetõttu ka nende praegused ja tulevased töötajad peaks eelistama just ROS-i, kui soovivad roboteid luua, edasi arendada või kasutada. ROS-i kasutatakse üle kogu maailma ja ei saa välistada, et ka muudel planeetidel, sest nii Euroopa kosmoseagentuur kui ka NASA kasutavad ROS-i oma kosmoserobootika arendamisel. ROS on ka end rohkelt praktikas tõestanud. Näiteks Tartu tänavatel vurab ringi isejuhtiv sõiduk, mida katsetati muu hulgas nõudetranspordi pilootprojektis Tartu lähiümbruse elanike seas. Antud sõiduki kapoti all, õigemini küll pakiruumis, tuksub võimas pardarvuti ja selle peal muidugi ROS. Ent sarnaseid näiteid ROS-i reaalse kasutamise kohta leiab rohkelt nii meilt kui mujalt. Nii mõnigi ettevõte saab öelda, et jõudis oma tootega kiiresti klientide ja investorite ette tänu ROS-ile. ROS annab arendajatele rohkelt töövahendeid, et kiirendada robotite arendust. Robotilooja käsutuses on lai valik tarkvarateeke, mis võimaldavad muuta meie roboti isejuhtivaks või lisada kõige kaasaegsemad tehisintellekti lahendused. Tänu ROS-ile on kõik need võimekused piltlikult ühe klõpsu kaugusel. ROS ei tunne kasutusvaldkondade piire. ROS aitab robotitel jõuda igale poole. Enam ei pea robotid olema surutud tehaseseinte vahele. ROS-roboteid võime kohata lisaks linnatänavale, haiglakoridorides, maasikapõldudel, kaubanduskeskustes ja mujal. Lisaks, ilma ROS-ita juhtub reeglina see, et meie tarkvara töötab ainult üht tüüpi robotil. See, mille jaoks me selle lõime. Ent ROS on disainitud selliselt, et me saaks ROS-is loodud robotite tarkvara abil panna tööle erinevate tootjate eri suurusega roboteid. ROS-i arendust koordineeriv Open Robotics on sõnastanud, et ROS on ja jääb avatud platvormiks. Nende missioon on tagada tasuta ja tõketeta juurdepääs esmaklassilisele robootika arenduskeskkonnale. Ettevõtjaid rõõmustab kindlasti teadmine, et ROS-is loodud tarkvara ei kitsenda kuidagi äritegevust. Kui loome ROS-is tarkvara, siis võime seda muretult oma tasuliste teenuste ja toodete sees kasutada.
ärisaladused võivad jääda saladusteks. Rossil on juba ka märkimisväärne tööstuse toetus. Nimekiri ettevõtetest, kes panustavad Rossi arengusse, kasvab pidevalt. Seega, Ross on avatud lähtekoodiga tarkvaranduse komplekt, mis on mõeldud robootika rakendusteks ning Ross pakub standardiseeritud tarkvaraplatvormi mis tahes valdkonna tehnoloogia arendajatele, et kanda neid uurimustööst ja prototüüpidest kuni rakenduste ja tootmiseni. Ah jaa, peaaegu oleks meelest läinud. Rossi kasutamiseks ei pea end piirama ühe programmeerimiskeelega. Võime programmeerida oma robotit Pythonis või C++-is või lausa mõlemas keeles korraga. Ikka on hästi.